väga põnev. Tahaks ikka ruttu minema saada, aga kuhu ja millal ei tea. No nii on, pakitud. Siin on meie varandus. Kogu elu? Kogu elu on siin. Nii vähe võtta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Let me see what the Nam doing. Where's Nam? Hello. Oi! How are you? Oh, cooking. All good. Yes. Yeah, no problem. Yes. We have time. Möll käib köögis teiega. Kõik möllavad siin. Pesevad pesu. Me siis tulime nüüd Nammi juurde sööma. Namm teeb meile lõuna välja. Siin on jah neil ju see restoran, see õmblusteenus, skuutrirent, laundri, rannakoolirent. Maa müüb ka. Koppi ka. Kinnisvara müüb. Mis see? Kopeerivad riideid, kui sul on näiteks vahel see oleks jumala hea, kui sul on mingi lemmikasi, mida enam ei müüda, siis nad teevad järgi ja parandavad. Ja panevad logo ka peale seal, mis sa tahad, siis Gucci, Mucci või Gulutsi. Sa pead mitu logo ka panna, kui tahad. Chanel, Gucci ühes. Chanel ja Gucci ühes. Chanel, Nike, Gucci, Adidas, Prada, kõik saab. Ei teagi, palju meid täna sööma tuleb. Ei tea. 1, 2, 3, 4, 5, 6 taldrikut. Laud on 4. Meie otsime selle laua. Nüüd me vaatame, kuidas me lahendavad. Vaata. Top. Igast sööki. Vau. Mahub küll. Yes. Mida just me tavaliselt sööme. KFC-s. Nii vähe süüa ainult on. Come on, me oleme nende sõbrad, nad toovad meile nii vähe süüa. Ja veel tasu nenda muidu. Ja tasuta, maksta ka ei saa. Mida iganes. Vaata kui vähe riisi. Laud on sööki täis. Lookas. Kõiki asju. Vaata, mis aasta see on. See buss on just. Nii odav. 1998. Seal on aasta. So when you need the photo today? Nõnda viisi, me oleme Danangist tagasi. Siin mullas on au. Laheda Airbnb saime siukse majaga, et on puud siin kasvavad. Aga meie ei jää siia. Aga me vist ei ole väga rahul selle Airbnb-ga, et me panime põnge natukene. Aga mägede vaade on ja ookeani vaade on. Sellepärast, et see on nagu meie piirkond, et seal... Hea piirkond on, jah? Ja see on nagu kõik, mis me olime siin kõige piirkonnas rohkem. Aga natukene on siukene... ütleme nii, et ei vasta nendele piltidele. Kuigi ta on enam-vähem siuke okei, aga natukene hoiseb. Või siuke niiskus lõht, nagu nende majad on, siin on vanade majad. Ja siin on siukene magamistuba, kus ei ole oken, et on natuke imelik. Aga vannituba on kaunis. Aga jah, 1 vannituba ainult. Me oleme karjunud 4-ga. Ei 5. Ei 5-ga.
no nii, kus me tulime? Brasiilia lihakoht. Jah. Mega hea. Mega hea. Me vaatasime tookord juba, kui me tulime siia Danangi, vaatasime seda kohta, mitu korda käisime, vaatasime, siis mõtlesime, et järgmine kord tulema. Ja nüüd ongi järgmine kord käes. Ja üks põhjus oli muidugi see ka, et meil on siin šampanjat. Ja meie kui Champagne Huntersi CEO-d peab kõik šampanjakohad läbi käima ja läbi katsetama, et kas ikka on. Kas ikka korgiviga ei ole. Ja siis me paneme nad oma kodulehele ülesse. Kokk tuleb ise köögist kohale. Lõikab meile siin varda pealt. Vabadi. Väga head ja paremat, on ju? On nii või? Ja. Päris tempokad panevad. Väga head friikad ka, jah. Kui teemaks on Eesti ja Ukraina, siis on läbi Eesti lipuvärvides ja Ukraina lipuvärvides. Jumal lahe. Täiesti puhas Eesti lipuvärv. Võtsin jätta vastu üle. Väga jah. Aquafina, vaata. See on korralik vaata. Siit saab maailma parimat vereanju. Aga minul läheb küll söögiisu ära, kui ma niimoodi pean vaatama neid siin. Õike šokolaad on peal. Kõigil on nii hea välja. Dinosaurus on see. Kus on dinosaurus? Ei, ma näin. Seda me ei ole julge teha. See on maja, aga me tulime päris vähe. Ja sees on teate, mis sees on? Sai. Ma võiksin siit nagu üle asjata. Kus see? Kus see? Suuber, kus see? Tiramisu. Issand, see on nii palju lahedaid valikuid. Ma ei suuda valida. Näed, nii lahedad läikivad välja. Mina magustada ei saa. Njom. Tahad puuda on hüa. Okei.
siin väntamad, aga teine vaesukene tahab rotti kätte saada. Meil on oma rotijahtija on kaasas. Appi. Sama kohal on majas on rotid. Kas tegi huuma taha? Pouring rain on meil. Üks musklimees küll tuleb seal läbi vihma. Noh, pole küsimustki. Olime sunnitud tulema sushi või Jaapani restorani sööma. Sellepärast, et me viisime oma pesu sinna laundrisse. Ja hakkas räigema. Ja lihtsalt kallab ja siis mõtlesime, et okei. Hommikusööt jäi siis ära ja sai kohe lõuna. Magasime üle ära, et sööks või Jaapanis. Aga toit on hea. No mingit veel meeldib. Aga nüüd on lihtsalt põnev mõelda, et mis meist edasi saab. Sellepärast, et me teame kindlasti, et me tahame liikuda kuhugi allapoole. Nagu näha, siis ilm on siin täiesti pekkis. Et muidu kaaluks siia kanti jäämist ja sinna Hoianni, kus me tulime. Aga ilma pärast me ei kaalu seda varianti, sellepärast, et nüüd on küll nii, et nagu päris kaua ei ole päikest näinud. No lihtsalt on teada, et Vietnamis on ka kuivi kohti, selleks tuleb minna lihtsalt allapoole, lõuna poole. Aga mis linnade vahel sa kaalud? Mis linnade vahel me kaalume? Me kaalume selle Puukoki saare vahel. Puukokile läheb otse lend siit Tanangist, mis oleks väga mugav. Aga selle miinused on see, et need lennud sealt siit sinna ja siis sealt Ho Chi Minhi lähevad üsna kulukaks, kuna meil on koer, kelle pilet maksab veel rohkem kui inimese oma ja pagas. Et need lennud lisavad üsna normaalse summa nagu eelarvele juurde. Ja teine variant on siis minna lennuga Ho Chi Minhi. Et siis me saaksime piirduda lihtsalt nagu ühe siselennuga. Ja siis sealt tuleks minna bussi või rongi peale. On meiega siis Ho Chi Minhi kohja. Praegu me oleme Puukokki. Ja tegelikult on see ka, et see praegune ööbimiskoht ei ole üldse hea. Nagu te nägite videost, ma tegin juba Victoria. Haisu ei saa panna. Ainuke asi, mis selles on head, on see piirkond. See piirkond on nagu mega. Sa astud välja, sul on nagu nii palju kohvivalikuid, söögivalikuid. Ja point on selles ka, et sa võid võtta siin ükskõik mis maja, aga need kõik on ühesugused siin piirkonnas, kuna siin lihtsalt niimoodi kallab ja kõik need majad on sellised väiksed, kitsad, imelikud ja tõenäoliselt niiskad seest. Et nagu selleks, et nagu leida endale normaalne koht, tuleks käia ja nad kõik läbi muusutada lihtsalt. Praegu saab vihmaga seendud lahkima. Minu toas on juba hoidutud. Et need majad saavad juba ehitusjärgus nii räigelt vett ja ma ei usu, et nad tegelevad selle niiskuse eemaldusega. Nad lihtsalt panevad need värbid ja pahtlid seina ja ripplaed ja mis iganes vaja on. Et nagu näeks enam-vähem normaalne välja. Aga nagu mis seal seinte sees ja vahel toimub, Ma tundub, et ainult meile. Ülejäänud inimesed elavad. 1 300 000. Jah. Ei tea, kuidas nad elavad. Tundub, et ainult meile. Ei mõned kommentaarid on ikka olnud Airbnb-des ja bookingutes selle niiskuse kohta. Aga jah, ma ei tea. See osa Vietnamist on kogu aeg niiske või? Suvel ei ole. Suvel kaovad ära need hallistused ja asjad. Aga kui tuleb vihmaperiood, siis see on 95% õhuniisku. Kogu aeg. Isegi kui päike tuleb vahepeal välja, see on niiske kogu aeg. Sa näed. Ja siis tulevad need hallistused välja. Need lähevad ära suvel. Ja inimesed peavad võib-olla suvel rohkem. Need on tühjad need majad enamasti. Ja seda ka, et nad on tühjad. Aga ma ei tea, kas hallitus, kui ta on juba tekkinud, kas ta taandab siis.
aga jah, ilmselt nad ise ei mõtle sellele, et see on ebatervislik või sõltane. Sest on lihtsalt nagu, ma ei tea, mäksivad kinni need kohad või isegi jätavad avatuks need niiskuse kahjustusega kohad. Et ühesõnaga põnev, tahaks ikka ruttu minema saada, aga kuhu ja millal, ei tea. Aga 2 päeva siis peame veel seal korteris olema, kui me nüüd ei leia mingit paremat alternatiivi, aga see on ebatõenäoline. Uus maja peab olema. Uus maja peab olema. Otsi mindis oli meil oma väga. Uus maja. Nii. Ja siin ei ole nagu näha selliseid uusi maju, uued majad on kõik poolikad. Siuksed need 5 tärni hotellid on siin. Ja ma ikka. Või kus me oleme? Niiskuskahjustustega. Üks töötaja oli duši all ja teine ots täne. Meie käisime basseinivaaris vaatas, see läks kinni juba. Ja mina olen niiskuse politsei. Nüüdsest alates võtame uue ameti. Ma arvangi, et me võiks teha niimoodi, et me lähme taksoga sinna Vink hotelli, nuusutame. Kui on okei, siis broneerime ära. Võime isegi ju kohe toa üle vaadata. Ja siis tuleme, võtame oma asjad. Täitsa pekkis. Jõhker vaade. Vink, noh. Hüppad sisse? Niiskuse eksperdid tulid. Aga niiskuse eksperdid tulid 5 tärni hotelli üle vaatama, et kas tasub bookida. No ma ei tea, liftis oli juba niiskuse lõhniga tahes. Sa võissid. Võisid said kõkkule. No muidu tahaks, aga meil ei ole kõht üldse tühine. Muidu võtaks hea meelega. No nii, kell on 3:15 ja mitte päeval. Me saime nüüd lõpuks nii kaugele, et ostsime lennupileti Ho Chi Minhi ehk siis suurde linna. Ja tahtsime tegelikult osta homseks, aga kuna meil on koer ka, siis selgus, et koerapiletit ei saa päev enne osta, et koeraga pileti peab ostma vähemalt 2 päeva ette, nii et me peame ikkagi olema ülehomseni siin. Ja siis Ho Chi Minhist, kas siis samal päeval või järgmisel või ülejärgmisel päeval loodaks ikkagi liikuda kuskile vähe puhkuse vaibikamasse kohta. Ja bookingud ja Airbnb-d said läbi scrollitud. Kõik Vietnami villad vaatasin läbi. No mitte päris, aga sõelale ei jäänud mitte midagi. Noh, meie sõelale, et ilmselgelt meil tuleb teha järeleandmisi väga paljudes asjades, kui me tahame üldse kuskil ööbida. Aga noh, ja ma tunnen, mul on nagu käsi sellest arvutis kruttimisest, nende vaatamisest nagu juba täiesti valusaks jäänud. Aga vähemalt on meil nüüd see selgus, et ülehomme me lähme Ho Chi Minhi. Kui koera rihm jääb maha, siis võtad koera koti küljest rihma ära ja paned selle koerale külge ja koer ei saa mitte midagi aru, mis toimub. See on nii äge, kui on selline piirkond, kus on palju välismaalasi ja neid digitaalnomaade. Siis mitte ükski koht ei ole ilma kiire wifita ja loomulikult ilma coworking space'ita. See on jumalast äge. Ma mäletan, et Tenerifel mitmeid aastaid ma olen otsinud taga mingeid häid kohvikuid, kus... Please order before take photo.
kus, mis foto? Video for you. Kus oleks mõnus tööd teha, aga seal lihtsalt nagu ei ole selliseid kohti ja ma ei saanud nagu aru, mis mõttes ei ole. Aga ei ole, lihtsalt seda vibe'i, seda õhustikku, seda internetti. Kus kohas? Tenerifel. Kas sa reisid Läti ja Soome? Tenerifel. Ja siin on. Nüüd ma saan sellest vahest aru, et tõesti see on minusuguse reisi jaoks väga oluline ja see on, sellepärast see on tõesti 100. korda ütlen, väga tore piirkond siin. Ja mina sai Vietnami mingisuguse bakteri endal, nii et kõht lahti. Vaata, kutsu sõidab. Vaadake, mis toonides on neil signature smoothie kaus. Vägev, jah. Hea idee vabariigi aastapäevaks. Spiruliinaga saab Spiruliina. Aga spiruliina roheline ei ole või? Jah. See on blue spiruliina. Muidu spiruliina on roheline, aga mingi spetsiaalne, mingi see sinine spiruliina on olemas. No nii, kas saite leiba või? Ei, see on must sall. See on süsiga midagi teist. Väga hea. Ja mul oli täna just kõht lahti. Süsi ongi hea. 2 in 1. Oh yeah! Nagu must saas. No vot, selline coworking space on siis siin üleval. Väga mõnus, väga ilus. Siin on üks coworkingu koht, mis on lahti lausa 24/7 ja vaadates neid rollereid ja vaadates sisse, siis populaarsust on. See on vägev, et nad armastavad siin riigis neid elektroonilisi silte või kuidas sa neid nimetad, ühesõnaga selliseid vilkuvaid elektroonilisi ekraane või mis iganes need on, nad armastavad ja see tähistab nagu luksust nende arust, et on mingi 5 tärni hotell ja siis seal blingib mingisugused lillad tuled, mingi welcome luxury, et sinu jaoks? Minu jaoks tähendab see, et see pole väga hea hotell, väga arenenud. No vot, see on see, mis sul nagu alateadvusega seostub, tegelikult see võib olla väga hea hotell ja nemad arvavad, et see on kohe ekstra hea hotell, millel on see LED tuled vilguvad. Aga pole hea. Jah, aga me pole nagu harjunud, meile tundub see veider, meie arust just mingisugused odavad poolkahtlased kohad panevad omale selliseid tabloosid vilkuma. Me pole harjunud luksushotellidega. Jep. Falafeli kaus. Jupe maitsev. On ka hea. Sul on siin Roheline kaus. Ja ise ka roheline. Ja taust ka roheline. kõik on roheline. See on pruun. Meie lahkumise puhul, sellest linnast lahkumise puhul tuli täna ilus ilm. Kuidas sul on? Hästi ka kõik saab täis. Hullult suur smoothie kaus, üldse hästi suured kausid on. Ja see 3 kaussi kokku läks maksma 10 €.